Stojanpuur on iga töökoja alus, kuid kui soovite täpset puurimist kasutada ka väljaspool töökoda, vajate midagi kaasaskantavat, näiteks elektrilist käsipuurmasinat või akutoitega puurkruvikeerajat, ja selleks mingit alust. Tere! Minu nimi on Tom Škrzensk ja seekord tahan natuke uurida mobiilsete puurialuste kohta. Puurimine silma järgi on tore, ma saan hakkama, mõtlete. Proovige aga appi kutsuda veel üks paar silmi. See viib teid kiiresti eksiarvamusest välja, et puurite risti. Muidugi natukese harjutamisega puurite enam-vähem risti ja mõne rakenduse jaoks on sellest täiesti piisav. Kuid on töid, kus täpsus on oluline ja subjektiivsetele muljetele lootmine on nagu loteriipile. See võib õnnestuda, aga enamasti ei õnnestu. Eduvõimalust suurendate märkimisväärselt, kasutades mõnda abivahendit risti puurimiseks. Meie puhul puurimisalust. Isegi kõige primitiivsem tagab teile piisavalt täpsed ja eelkõige korduvad tulemused. Töökoja puurialused on enamasti üsna täpsed ja väikese heatahtlikkusega võime neid pidada ka kaasaskantavateks. Sarnaselt püstpuuridele on neil aga üks piirang, nimelt post, mille mööda puuri liigub. Suured töödeldavad detailid on lühikesed, kas ei piisa aluse kõrgusest või õla ulatusest, täpsemalt puurist posti kaugusest. Mõlemad puudused lahendavad niinimetatud mobiilsed puurimisalused. Esimene tüüp on alus eemaldatava kinnitusega, mis sobib tavalise 43 mm läbimõõduga puuride kinnitamiseks. Need on praktiliselt kõik 230 voltised elektrilised käsipuurid, kuid ainult vähesed akupuurid. Neid aluseid on mitme kujundusega. Oma kogemustest võin soovitada kõige lihtsamaid kooli juhtvarrastega aluseid, mis on põhimõtteliselt täpsemad kui kallutavate varrastega alused. Ka nende kindlate puhul on võimalik puurida nurga all, kui alumised postid joonte järgi veidi välja tõmmata, mis tekitab soovitud kalde. Tagasi vertikaalsesse asendisse naasmine on seega tagatud. Täpsus on tootmisest tulenev. Kallutatavate postide puhul ei pruugi alati vertikaalsesse asendisse tabada, seega on soovitav kasutada seadistamisel nurgikut. Teine tüüp mobiilsetest alustest on sellised, mis võimaldavad kasutada suvalist puuri. Need alused on varustatud oma padruniga, milles pindel koos veerandtollise kuusnurgaga kinnitatakse puuri padrunisse. Ainult tänu võimalusele kasutada mis tahes akutoitega kruvikeeraja saame sellist alust pidada täiesti mobiilseks ja eelkõige sõltumatuks. Töökoja ja mobiilpuurialustel peaks olema sügavuspiir. Mobiilsete alustega on tavaliselt kaasas ka kindel või eemaldatav juhtsüsteem silindriliste objektide, näiteks varraste või torude puurimiseks. Neid puuritakse erandkorras aluse kohal. Mobiilsed alused ei paista silma täpse juhtimisega, seega võib puuriots töödetaili siseneda teatud hajuvusega. Puurimise ristiasend on aga tagatud piisava täpsusega. Alusel võib olla tagasipöörduv vedru, kuid see ei pruugi olla, ja enamasti pole see tegelikult vajalik. Ma kasutan mobiilset puurimisalust alati, kui tahan, et avatöödetaili teisel küljel oleks täpselt vastas ja mitte nitkes keskelt või teljest. Kui mul pole läheduses puurimistinki või kui tegemist on detailidega, mida oleks töökojas raske käsitseda, tuleb mängu mobiilne alus. Üks näide kõigile. Väliste puitkonstruktsioonide osad, nagu pergolad, varjualused või tiiged. Ma kasutan puuri alusel ka siis, kui puurin auke tüübide jaoks, kus vertikaalsus on samuti oluline. Kui puurin servadesse, kasutan mobiilset tööpingilauda, kuhu kinnitan töödetaili risti. Ja lõpuks minu nõuanne. Teoreetiliselt saab tavalist tööpingi alust kasutada. Ka mobiilse aluse asemel, puurides allpool põhja, mille keskel on puuraudu jaoks ava. Võite kasutada isegi sügavustuurikut ja isegi väga pikki puuriterasid. Kahjuks saate kasutada ainult standardse kinnitusega puure, mille läbimõõt on 43 mm. Tänan vaatamise eest ja ootan teid järgmises videos.